nii paberi vormistus tähendab siis tegelikult raamjoont ja kirjanurka. Et see vaateportsu meil pole siia praegu vaja, selle me võime siit isegi ära kustutada. Ja kuna raamjoon on siis ristkülik, siis on mõistlik kasutada selleks ristküliku tööriista, mis siis inglise keeles on rectangle. Ja see tööriist vajab ainult kahte nurka, et joonistada siis ristkülik meile. Nüüd, kui me nüüd lepime natukese väikese ebatäpsusega, siis me võime sihtida selle alumise vasakpoolse nurga silma järgi õigesse kohta ja siis teha seal kliki. Nüüd teise nurga määramiseks on juba mõistlik kasutada õigeid mõõte, ehk siis 420,297 ja vajutada Enter. Noh, tundub, et mul väga hästi ei õnnestunud. Õnneks võib seda siis liigutada siin pisut täpsemaks. Nüüd joonestamise standardi järgi on siis alumine, parempoolne ja ülemine raamjoone kaugus lehe servast 10 mm ja vasakul on siis 20 mm. Kasutame esimese lähenemise juures siis neid muutmispunkte. Et kuna tegemist ristküliku puhul on polujoonega, siis on need muutmispunktid ka juba teistsugused. Ja kui ma keskmist muutmispunkti liigutan, siis otsmised jooned lähevad lühemaks. Et nüüd see liigutamine toimuks täpselt, siis on meil kasulik kasutada sellist abivahendit, mille nimi on orto. Abimees. Orto on siis allabimeeste rea peal ja on niisugune täisnurgakujuline ikoon. Kui sinna peale minna, siis tuleb seal ka kiri, et see on ortomodeliks. Ja nüüd saame siis suht lohakalt näidata, et me tahame nihutada alumispunkti ülespoole, trükime 10 ja vajutame Enter. Parempoolset muutmispunkti liigutame 10 mm sissepoole, ülemist 10 mm allapoole ja vasakut siis 20 mm sissepoole. Nüüd suurus on nüüd õige olemas. Nüüd oleks vaja veel ka õiget joone jämedust. Ja joone jämedus on siis home ribboni peal propertiste aknas, keskmine see lahter ja joone jämedused on siis sõltuvuses niimoodi, et peenjooned peaks olema poole peenemad kui jämejooned, et kui me nüüd siia paneme jämejooneks näiteks 0,5, siis pärast peenjooned peavad olema 0,25. Nii, nüüd meil on olemas raamjoon ja on olemas kõigi jämedus. Teeme siis ka kirjanurga. Jälle ristkülik, seekord siis parempoolne alumine nurk ja kui me iirt liigutame, siis me näeme, et esimene number on miinusmärgiga, panemegi siis -180,50 ja ongi kirjanurga kast olemas. Teeme ta jälle jämedaks. Nii, ja siia kirjanurga sisse tulevad järgmised kastid siis. Alumine kast on 60,15 ehk siis 60 korda 15. Järgmine kast on 30,7. Nii, see 7 näitab seda, et siin võiks siis 3,5 mm kiri sees olla, et standardi järgi lahtri kõrgus ja teksti kõrgus on omavahel seotud niimoodi, et lahter peab olema poole kõrgem kui tekst. Nüüd
kui meil juba üks see väike lahter on tehtud, siis edaspidi on seda mõistlik kopeerida. Copy selectioniga saab tekitada juurde siis puuduvad 8 kasti. Ja siia lisame veel paar kasti ja kirjanurk on põhimõtteliselt valmis. Nüüd omaduste ülekandmiseks on match properties olemas. Ma saan selle match propertieste abil võtta selle raamjoone omadused ja kanda kogu sellele kirjanurgale üle. See, et ma joone jämedusi praegu ei näe, on tingitud sellest, et vaikimisi on joone jämeduste näitamine siin välja lülitatud. Abimeeste rea kõige parempoolne ikoon on customization ja siin on olemas line wake käsk. See tuli siis nüüd siia abimeeste rea peale ja kui joone jämedused sisse lülitada, siis on näha, et nad on tõesti jämedad. Et raamjooned on olemas.